Okay. Tere hommikust! Täna on 15. juuli ja ma hakkan lendama Tomorrowlandile. Nii et ja kell on mingi 4 hommikul ja ma üritan sealt takso saada või noh, ootan oma Bolti. Ja siis ma saan lennujaamas Laura ja Meeliga kokku, nii et kolmekesi lähme tüdrukutega. Ja jah, loodame siis, et see aasta on lava ka olemas, sest nagu mul ei olnud plaani sinna minna jälle. Aga jah, eelmine aasta läks ju nii, et lava põles maha ja siis Laura oli, et no kurat, ta tahaks ikka seda Tomorrowlandi ära näha nii ka, et pealava on olemas. Nii et jah, uus katse siis ja let's go! Me lendame siis seekord tegelikult üks päev varem, täna on kolmapäev, sest et lennuajad lihtsalt olid natukene mugavad niimoodi, muidu oleks jälle jõudnud homme õhtul nii hilja kohale. Eelmine aasta oli see, et me saime nii telkla taha otsa omale koha, et siis mõtlesimegi, et lähme üks päev varem, oleme öö Brüsselis ja siis saame homme ka natuke varem kohale minna, et äkki saame natukene lähemale, et ei ole kuskil täiesti seal telkla taga otsas. Aga jah, mingi ülivara läks lend Eestist mingi kell 6 juba, nii et jah, läbi Kopenhaageni ja ma ei tea, mingi 9-10 vist oleme kohal. Nii et siis meil ongi terve päev veel Brüsselis ja saame seal veits äkki shopata või midagi teha ja söömas käia ja siis täna tahaks magada normaalselt, sest ma magasin täna ainult 4 tundi. Nii et jah, peaks välja puhkama ennast. Aga jah, praegu siis viimane Kopenhaageni Brüsseli lend, mingi 1,5 tundi vist umbes või natuke vähem. Nii, täna on meil siis neljapäeva hommik. Eile tulime siis Brüsseli lennujaamas taksoga siia Brüsselisse. Me olime siin Radissoni Midi hotellis, see on siis mingi siuke 1,5 kilti umbes sealt, ütleme siis vanalinnast. Ja takso lennujaamast siia läks 40 € eile ja alguses me mõtlesime küll, et me lähme mingi bussi või rongiga sinna Festerile, see on umbes 30 kilti siit. Aga siis vaatasime, et takso läheb umbes 80 €, nii et siis me lähme ikkagi taksoga, sest me ei viitsi bussidega jännata. Nii et jah, nüüd võtame takso, kell on 12, teised teevadki praegu check-out'i ära ja siis hakkame Festeri poole minema. Lasime oma madratsid täis ja me jõudsimegi siis mingi veits peale 1 ja praegu jumala okei, me saime täiesti nagu ei pidanud järjekorras ootama, et oma mingid madratsid maha panna või seda telki maha panna. Saime madratsid kohe täis pumbatud ja no siin on räme kuumus täna ja ma unustasin nokatsi maha, nii et käisin, ostsin omale kiirelt ühe mütsi. Nüüd vaatan siin, Laura võtab ka ühe mütsi omale ja siis me lähme võtame powerbankid, sest jah, ilma selleta siin ei ole väga midagi teha. Ja siis jah, siis tahaks poes käia ja sätime ennast siin vaikselt sisse, sest eelmine aasta oli siin Carrefouri pood, siis see aasta on nad teinud koostööd Lidliga, nii et seekord on siis Lidl neil siin.
meil on täna siis reede hommik nüüd. Eile siis pidu oli kella 12-ni, päris lahe oli jälle, aga nagu see madrats, meil oli siis jälle selle paketi saime, et me saime telgi ja madratsi siit poolt ja magamiskoti ja reaalselt minu madrats lihtsalt ei hoia mitte mingit õhku sees, nii et ma magasin põhimõtteliselt põrandal terve ma ei teagi, peaks uurima täna, äkki on kuidagi võimalik see ära vahetada, sest et no ei ole. Eelmine aasta oligi nii, et täpselt sama ju madrats ja kõik asjad ja ma ainult ühe korra lasin selle täis ja see püsis nagu kogu nädalavahetuse täis. Ja nüüd jah, esimese ööga juba põhimõtteliselt lappes. Aga igatahes jah, ärkasime suht vara, mingi 7:30 ja nüüd me lähmegi jalutame oma sinna hommikusöögi kohta. Meil kuidagi õnnestus jälle seekord ka saada siin see, mis selle nimi oli? Farmhouse'i hommikusöök, ehk siis seal on siuke bufee ja see oli siis 75 eurot nädalavahetus, nii et 3 hommikut siis saame sinna minna, 25 eurot kord. Aga jah, ma ei tea, eelmise korra pealt ma ütleks küll, et see oli väga seda väärt, sest seal oli tõesti nagu mega hea söök. Nii et lähme vaatame selle üle. Hommikusöök on siis siukses kohas ja noh, mingi järjekord on ka ikka seal juba. Hommikusöök siis põhimõtteliselt täielik carb loading, aga noh, seda läheb vaja. Marjad, munapuder, french toast, pannakas, peekonit, ube, vett, kohvi. Ühesõnaga, siuke koht siit käid siis läbi, igalt poolt antakse midagi. Siin taga on mingid peistrid ja asjad, siis seal on veel mingid värsked puuviljad, taga on joogid, kohvid. Ühesõnaga, suht nice. No hea nali selle madratsiga. Kõigepealt meil see üks entrance on siin, kust me eile saime oma need asjad. See oli täna kinni, siis öeldi, et ma pean minema sinna teise punkti, et äkki nemad oskavad mind aidata seal. Ja siit meie telgi juurest kõnnib mingi 15 minta sinna. Nii, läksime siis sinna ja siis nad mingi, et jah, muidugi saab ära vahetada, aga et too siis madrats siia ja siis vautser ja siis ma saan uue ilmselt. Nii et jah, nüüd ja mulle ju polnud kaasas seda, nii et ma kõndisin tagasi siia ja nüüd ma lähen uuesti sinna ette, nii et jah, mul on mingi 11 000 sammu juba ja kell on mingi, ma ei tea, 11, 12. Nii et jah, aga vähemalt äkki täna saab siis magada, kui ma normaalse madratsi saan omale. Nii et jah, kes tahab, siis siin on igast mingid rühmatrennid, siin on jõusaal. Ühesõnaga, tubli oled, siis saad trennis ka käia. Aga jah, ma sain oma mati kätte, nii et ma olen praegu mingi tund aega kõndinud lihtsalt edasi-tagasi, nii et minu trenn on siin tantsimine ja sammud. Kohe tuleb pealava esimene emotsioon. Ma ei taha näha, ma näen, et see on mingi hiigelsuur lihtsalt. Võrreldes sellega, mis eelmine aasta oli, siis jah, sa ei näinudki lava, ma lihtsalt näen, et midagi hästi suurt on siin ees. Ma üritan mitte vaadata, üritame kõttida võimalikult lähedale, aga nii, et ei näeks seda, aga nagu ma lihtsalt näen, et see on mingi hiiglaslik. Proovid veel ettepoole saada. No nii, vaatame või. 1, 2, 3. What the fuck? Issand, mul tuli täielik kananoht lihtsalt. Oh my god. Jesus, mis goosebumps nagu reaalselt. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ma näitan. Nagu see on lihtsalt massive. Nagu see on lihtsalt oh my god. Nagu crazy. Võrreldes mul on lihtsalt nii see pilt ees, mis eelmine aasta oli siin. Ja nüüd see on nagu mingi... See on nagu huge. Mulle meeldib see lava. Mis emotsioon on, meeldib me? Ja... Haige lava. Ma ei osanud ette kuulda, et see siuke on. Ma ei oleks ka arvanud. See on nagu... Aga see on ilus, see on äge. Nagu ja, need näod. Need näod. Out of the box, vaata. Väga äge. Mulle meeldib. Kiidame heaks.
maksis siin näiteks 7 pärli, aga ma ei mäleta, palju pärlid maksavad. Ma arvan mingi 10 või 12 või midagi siukest. Väga selline kaootiline video, aga fester läbi selleks korraks ja ma ei tea jah, ma seal festivali alal üritasin rohkem nautida ja kohal olla, nii et ma väga palju ei filminud, aga jah, midagi ikka, mingi aimduse ilmselt ikkagi annab ja võite mu eelmise aasta vlogi ka vaadata, võib-olla seal on ka natuke rohkem mingit infot või asju. Aga jah, aitäh, kui seda videot vaatasid ja tšau!